Aga kuidas siis alustada jüripäeva hommikuid koos perega? Kõige olulisem on ärgata hommikul vara. Miks? Et ikka virk ja kraps olla. Just. Ja öeldakse ju, kes jüripäeval kauaks magama jääb, siis sellel seotakse jalad voodi külge kinni ja ennem neid sealt lahti ei seota, kui sa oled jürile lubaduse andnud. Ja kui sa tõesti üles ei saa, siis jüripäeva traditsioonide kohaselt tuleb hommikut värske veega oma nägu kenasti puhtaks pesta, just sedasi alustada. Veel parem, kui sa lähed voolama maja äärde või siis miks mitte ka kodutikki. Ja kui sa tahad ka veel, et sul tere täht ei tuleks, siis lisad sa sinna sellele veele ka näiteks konnakudu või muna või urvahutikesi. Need hoiavad päikse eemal. Ja kui nägu on pestud, siis oluline on lubada oma perele üks korralik hommikusöök. Kuna jüripäev tähistab kevadtööde algust, siis muutusid ka toidukorrad. Kui muidu söödi 2 korda päevas, siis nüüd asuti sööma 3 korda päevas, et jaksaksid ikka usinasti tööd teha. Ja tehti alati maitsvaid toite, välja arvatud hernetoite. Sest arvati, et kui herned veerevad, terad, siis võivad sinul ka need talupoisid ja sulased ja talutüdrukud ära veerida aasta jooksul. Nii et kus sa võtad asemele? Kus sa võtad asemele ja nüüd ongi oluline oma peres siis välja selgitada, kes saab sinu peres peremeheks ja kes jäävad siis sulasteks ja karjasteks. Kuidas siis selgitada peremeest välja? Selleks sobivad suurepäraselt igasugused jõukatsumus ja osavusmängud, sest peremees peab ju olema tugev ja osav. Ja nutikas. Ja nutikas. Selleks sa saad korraldada oma kodus korraliku käesurumisvõistluse. No nii, näed, esimesed punktid. No, teeme niimoodi, et nad saad teevad kodus. Just. Meil siin täna praegu peremeest välja selgitama ei hakka. Järgmiseks sobib suurepäraselt väga hea jõukatsumismäng. Ehk siis selline jõukatsumismäng. See, kuidas seda kutsutaksegi? Vägikaika vedu on see, kellele seda ei meeldiks mängida. Kõige parem on seda veel mängida maas istudes, kes siis kella püsti tõmbab, see ongi võitja. Kui see mäng on ka mängitud, siis on väga hea, moodne, meie peres on see väga populaarne mäng. Panna ennast proovile plangu hoidmises. Seda teavad igaüks, kuidas see käib ja kes siis on selle 3 võistluse võitja, see võiski saada kodus peremehest. Ja kui peremees on välja selgitatud, siis hakkab juba peremees igasuguseid käskluseid jagama. Aga see on ainult sellel päeval, on ju? Jah, lepime nii kokku. Teeme meie niimoodi, et sellel päeval on sellel mehel õigus või naisel õigus käske jagada. Ja mida siis koos perega edasi koos teha? Meil on siin ühed vahvad toredad mõtted, mida me hea meelega teiega jagame. Kindlasti on teil alles lihavõtte pühadest mõned munad. Ja millegipärast oli munal ka jüripäeval üks väga oluline tähendus. Muna pandi kodudes kas siis ukselävepakule või vanasti pandi see lauda lävele ja öeldi niimoodi, et kui munast inimesed üle astuvad või loomad üle käivad, siis see toob head õnne, aga kui muna läheb katki ja keegi sinna peale astub, siis see toob kaasa igasugu pahandusi ja krutskäid. Nii et kui sina tahad oma kodus ka sellist tempo korraldada, siis pane need munad ja pöida ära ja vaata, kas õhtuks munaks jäävad terveks. Samamoodi on kodus tore koos perega meisterdada. Kindlasti on, lähete loodusesse või on koduõues mõned puud kasvavad ja selleks ei ole muud vaja kui lihtsalt ühte puuoksa. Ja mis puu sinul on Anneliin tehtud? See on tehtud pajust ja see peaks olema sarapuu. Näed. Ja lihtsalt lõikad ühe sellise väikse oksakese endale väike tükk nööri, seod okstes sellise vahva ringi kokku ja proovid mängida. Tänapäeval on kõigil kendaamat kodus. Samalaadset mängu, kas saad selle rõnga siia toki otsa. Ja kui oled saanud, oledki võitja. Veel on võimalik mängida juba kaarte. Kindlasti on igal ühel kodus üks pakk vanad häid mängukaarte. Selleks juba võid alustada 2 mängu, aga mida rohkem on, seda rohkem. Nii et jagad kaardid ära ja selle mängu pealkiri on Jüri või Mari. Nii. Ja selleks on vaja ainult 4 nenti vaja teada mängu ajal. Ehk siis sa hakkad panema kaarte keskele. Näiteks tuleb 10. Nii, siis ei juhtu midagi. Sinul ei juhtu ka midagi. Nii, nüüd tuleb minul äss.
sina ka. nii, mina ka. ja kui sa jääd viimaseks, siis sa võtad selle paki ülesse. Nüüd sul kaardid mina enda ja nüüd hakkab jälle otsast peale. ja nüüd kui tuleb emand, siis sa pead hõikama kiiresti Mari. Mari! Kui sa jääd viimaseks, võtad jälle kaarti ülesse. Kui sul tuleb kuningas, siis sa teed pulpi. Oled vait, aga teed pulpi lööma. Jälle jäin viimaseks, võtad kaarti mina enda. Aga millal mina käia saan? No tegelikult ongi vahe. Korda mööda. Mul on emand. Mari! Ai jah, mina sain need kaardid endale. Jüri! Ja kui tuleb sõdur, siis tuleb jälle Jüri ja kes kõige viimaseks jääb, see saab jälle kaardid endale. Võidumees on see, kes kõige ennem oma kaardipakist lahti saab. No see on küll igavesti tore mäng. Kuidas siis oli? Ässaga lõid platsu, emandaga hõikasid Mari, sõduriga hõikasid Jüri ja kuningaga lõid pulpi. Ja kellel siis kõige esimesena kaardid otsa saavad, see ongi mängu võitja. Kõigepealt siis tuleb kõikidele kaardid kätte jagada. Jaa, võrdselt. Nii, igavesti vahva mänge. No nii, ja siis on ilmselt aeg õue minna.